Tere tulemast kuulama Alateadvuse raamatukogu podcasti. Mina olen Maris Saar ning selle podcasti eesmärk on avada sulle natuke rohkem just seda, mis toimub sinu alateadvuses, kuidas see seal toimub ning kuidas sina ise ka saad sinna ligi pääseda. Kuna see teema on parajalt mahukas ja suur, siis selle võrra saab ka see podcast endale mitmeid erinevaid episoode. Sealhulgas uurime ka teiste teekondi ja vaatame, kuidas enda alateadvusega enda elu niimoodi toetada, et see elu oleks tõeliselt mõnus ja hea. Tõesti niimoodi, et ma tahan edasi liikuda, ma tahan minna ja ma tahan teha nii, nagu ma teen. Nüüd ma pean täitsa aus olema, et ma ei tea, kes seda kuuleb ja miks sa seda kuuled, aga see huvitab mind. Nii et kui sa episoodi lõpus tahad seda jagada, siis sinu tagasiside on väga oodatud. Aga hüppame kohe teemasse sisse. Tõenäoliselt oled sa inimene, kes on proovimas või juba proovinud erinevaid esoteerilisi ja mitte nii esoteerilisi meetodeid selleks, et ennast toetada. Tõenäoliselt on sul elus mingid teemad, millega sa tahad tegeleda ja millega sa oled tegelenud. Ja võib-olla sa märkad ka seda, et mõned teemad korduvad järjest nagu tsükkel, mis üha ja jälle käib ja käib ja käib ja käib. Ma tean, et minu elus oli täpselt niimoodi. Et üks sama tsükkel justkui käis lõpuni ja juba hakkas hea, kuni ta hakkas uuesti pihta. Ja kui sa märkad ja näed ühte tsüklit enda elus käimas üha jälle ja jälle ja jälle, siis ühel hetkel tekib see tunne, et kas see kunagi ei lõppe ära. Ja etteruttavalt võin öelda, et tihti on ka niimoodi erinevate tervenemise teemadega. Ükskõik millise praktika või meetodi endale ette võtad. Et sa teed seda nii-öelda tervenemise tsüklit läbi ja ühel hetkel tundub, et kas ma tõesti enam üksi hakkama ei saa või läheb justkui nagu heaks ja siis läheb jälle hullemaks. Ma olen siin selleks, et öelda, et tegelikult on olemas see koht, kus on nagu hea, tõesti hea ja see, et sama tsükkel ei pea enam korduma, sest see on läbi tehtud. Aga tihti selleks, et sellesse läbi tehtud kohta jõuda, ei saa me tegeleda ainult selle pinnapealsega, vaid alateadvuse raamatukoguga. Kus see metafoor tuleb, on see, et meie kõigi sees on erinevad tunded, käitumised, emotsioonid, terve meie keha kokku, meie elu kokku. Ja metafoor on nii parajalt suur. Katsun seda sinu jaoks eriti hästi kokku võtta. Sellest hetkest, kui sa sünnid ja maailma tuled, hakkavad kõik sinu meeled, sinu mälu, erinevad süsteemid tööle. Iga reaktsioon, iga jälgimine, iga arusaam, mis sa teed, salvestatakse justkui ühte väikesesse raamatusse. Ja sarnased raamatud komplekteeritakse kokku entsüklopeediateks. Mida rohkem kogemusi tuleb nende esmaste kogemuste peale, seda tugevamaks need mustrid saavad, need entsüklopeediad, seda paksemaks, seda tihedamaks. Kuni ühel hetkel need entsüklopeediad hakkavad kahanema järjest väiksemaks ja väiksemaks ja väiksemaks ja seda just seetõttu, et neid esmaseid detailseid muljeid pole enam nii täpselt vaja. Seal peal on juba muud hakkama saamise mustrid, näiteks. Minu lemmiknäide on jalgrattasõit. Et kui sa jalgrattaga sõidad, siis esmane kogemus on selline suur ja tugev ja hea ja hästi nüansirikas, aga iga kord edasi see läheb järjest rohkem automaatseks. Meil pole enam vaja seda suurt tunnet, seda täpset tasakaalu. Keha harjub sellega juba ära. Sinu aju harjub sellega juba ära. Tekivad erinevad neuroühendused ja need muutuvad järjest rohkem tugevamaks. Kuni ühel hetkel sinu entsüklopeediast on saanud pisikene vihik. Nüüd probleem seisneb selles, et need esmased entsüklopeediad, esmased vihikud, mis tehakse, need on tehtud meil väikesest saadik. Tihti lapsest saadik. Terapeutide lemmiklause on ju see, et kõik hakkab pihta lapsepõlvest. Tihti nii on.
aga ma arvan, et iga asja ei pea lahendama lapsepõlve minna. Tulles tagasi teema juurde, ma rääkisin vihikutest ja entsüklopeediatest. Et kõik tekib väikeses eas, see tähendab seda, et kui sinu elus näiteks praegu on mingit sorti, ma ei tea, rahamuster, mis on käimas või suhetega seotud muster käimas, siis kujuta ette, et kõiki sinu mustreid või rahateemasid näiteks juhib sinu 5-aastane sina. Et see tsükkel, mida sa läbi teed, on tegelikult loodud ühe või mitme sinu 5-aastase sinu poolt, mis on niimoodi ilusasti kokku pandud esialgu entsüklopeediasse, siis vihikusse. Ja sa teed sedasama tsüklit sellepärast, et mingi osa sinust sinu sees on 5. Et kogu see info, mis ma siin jagan, ei ole mõeldud võistlema kuidagi traditsioonilise tervishoiumeetoditega, vaid see on mõeldud täiendamaks. Sest et see, millest ma tegelikult hakkan kohe rääkima, on hüpnoositehnika, hüpnoosi sarnane tehnika. Ja järgnevates episoodides ma räägin ka ära selle vahe, mis on hüpnoosil ja teistel tehnikatel. Ja kindlasti minu mõte ei ole siin see, et tulge nüüd kõik hüpnoosi ja unustage ära psühholoogid, arstid, ei. Hüpnoos on mõeldud selleks, et komplimenteerida ehk olla lisaks psühholoogi juures käimisele, psühhiaatri juures käimisele, ehk ta on täiendav teraapia viis, mis saab toetada ka kõiki teisi teraapiaid, mitte neid asendada. Tulles tagasi vanuste juurde, kui mõelda selle peale, et sinu 5-aastane sina juhib sedasama tsüklit, mis on käinud sinu sees nende suhetega aastaid ja aastaid. Mis siis saaks, kui see 5-aastane saaks ühel hetkel rahu? Just sinu alateadvuse raamatukogus, et see 5-aastase raamat saaks ümber kirjutatud ja need suhted saaks paremaks minna. Ja üldse mitte sellisel viisil, nagu sa arvad, vaid veel paremini. Kas sa tahaksid seda? Või näiteks rahaga seotud teemad, et ütleme näiteks 3-aastane sina juhib erinevaid rahaga seotud teemasid, sest ta nägi pealt näiteks vanemate vaesust või mentaliteeti või seda, et kunagi polnud piisavalt. Et kui ka nüüd selle raamatu saaks ümber kirjutada, ümber kirjastada, kuivõrd palju lihtsamaks läheks elu. Või siis näiteks ettevõtjana tegelen hetkel väga palju erinevate ettevõtjatega, kellel on hirm olla nähtav sotsiaalmeedias. Ja selle taga on mitmeid erinevaid mustreid. Eriti seal on see, et kas ma võin oma hääle ja oma sõnadega olla nähtav nii, et mind maha ei tehta, et ma jääks ellu, et ma oleks piisav. Et mis siis, kui kõike seda juhib näiteks sinu 9-aastane või 14-aastane sina? Ja selle raamatu saaks ka ümber kirjutada, kas elu oleks siis lihtsam? Mulle tundub, et oleks. Võiks ju teha nii. Mis sa arvad? Jällegi pean ette ruttama ja ütlema, et tihti selliste teemade lahendus. Inimesed loodavad, et meil on ükskord ja see on tehtud. Aga mustritega on niimoodi. Et sa võtad selle raamatu lahti ja sa hakkad lugema ja juba esimeste peatükkidega tuleb nagu selline äratundmine, et jaa, mõnus raamat ja loen läbi. Aga kas see lahendus näiteks, kui sa võtad mõne hea kriminaali, et kas see lahendus tuleb esimeste lehtedega? Kas sa juba tead, kes selle mõrmas? Võib-olla sa aimad, keskel sa ka enam-vähem aimad, aga seal lõpus alles tuleb lahendus. Ja mustid on ka nii. Esimene sessioon tihti on esimene peatükk. Teine sessioon, teine peatükk. Ehk siis ka erinevates teraapia moodulites, ükskõik kelle juures sa käid, ükskõik millist tehnikat sa kasutad. Ühe mustri lahti lahendamine on omajagu pikk teekond, mis läheb iga kord kergemaks ja mõnusamaks, aga ta tahab tööd ja veel enam ta tahab sessioonide vahel seedimist saada. Nüüd kujuta seda ette, et sa võtad ühe raamatu, mille sa oled kirjutanud 3-aastaselt enda alateadvuse raamatu kokku ja sa kirjutad selle nüüd ümber. Ja sa mõtled, et sa lähed kohe järgmisel hetkel oma ellu ja kõik jätkad samamoodi, ei saa ju. Võtame selle vanemate vaesuse näite. Kui nüüd enam ei ole seda tunnet, et
et ma pean kuidagi kas siis pidevalt ennast kaitsma või alati on vähe, aga mis tundega ma siis poes käin? Või mis tundega ma siis elus ringi vaatan, mis tundega ma söön, mis tundega ma inimestega suhtlen, kellel ma näen, et on sama probleem? Kas ma üldse tunnen enda sees samu tundeid? Ei tunne. Asjad sinu ümber hakkavad muutuma, aga see kohanemine toimub tavaliselt paari nädala jooksul. Arusaam ja selle alt, kui on midagi veel, saab välja tulla. Seetõttu tihti need lahendused ei ole nagu kiire selline kiire lahendus, vaid nad võtavad ikkagi natukene aega. Vahepeal ka päris palju rohkem aega. Sellele aitab kaasa see, et mida kuud edasi, seda teadlikumaks me saame endast ja seda vanemaks me saame ja selle võrra ka rohkem arusaavamaks elust enesest. Mul on omajagu mustreid olnud elus, millega ma olen tegelenud väga-väga kaua. Mõnega 10 aastat, mõnega 15 aastat. Olles praegu selles kohas, kus enamik neist, ma isegi tahaks öelda peaaegu kõik neist, on ära lahendatud, on olla tunne enda sees on hoopis teistsugune. Aega on ühelt poolt rohkem, tahtmist on rohkem, aga arusaamine, mida ma tahan ja kuidas ma tahan teha, on rahulik ja aeglane. Ja see tundmine, teadmine on vankumatu. Mitte miski ei sega, ta otseselt ei kõiguta enam. Mulle võib öelda igasuguseid asju ja nad tihti, kui ta mind ei puuduta, siis ta mind ei puuduta. Ma ei tea veel kõiki triggereid, aga küll ma siis elu jooksul saan veel edasi teada. Tulles tagasi selle raamatukogu ja vanuste juurde, võtame ette näiteks selle ettevõtja ja tal on hirm olla nähtav. Aga selle hirmu alt tulevad välja näiteks see, et ta on näinud pealt, kuidas tema vanem ettevõtjana on pingutanud ja ei ole justkui kuskile jõudnud. Või siis ta on näiteks, sinna jookseb rahamuster näiteks sisse. Väga paljudel ettevõtjatel justkui hülgamise tunne jookseb tihti sinna sisse. Ja kõike seda ühel sessioonil ette võtta on tihti päris keeruline. Seetõttu ma tegelen näiteks ettevõtjatega 6-kuulistes konteinerites, selleks, et nad enda sees tunneksid ennast vabamana. Just enda nime ja näoga edasi minnes. Mis tunne oleks sinul, kui sa saaksid ühe mustri niimoodi mõnusalt ja põhjalikult ära lahendada? Ja veelgi enam, kui sa tunned, et ka sina võiksid olla näiteks üks nendest, kes aitab teistel sellisel meetodil läheneda või endast aru saada. Nüüd tulevad väikesed reklaamiminutid, nii et ma loodan, sa saad minuga selles hetkes hakkama. Ma räägin pärast neid edasi. Minu kodulehel marissaar.com/ET, nagu Estonian, ET, on nähtaval hüpnotisööri suvekursus. Kui sa ei ole hüpnoosi praktiseerija taset minu juures läbinud, siis see on see koht, kus sul on võimalik tulla ja õppida seda sama tehnikat, mida mina teen esimeses astmes just endaga. Kui sa oled selle tehnika juba läbinud, siis teine aste kohapealselt alustab sügisel. Hästi sügav enda usaldamise teekond. Kuidas ennast usaldada ja kuidas praktikat läbi viia nii, et ma usaldan ennast, ma usaldan teist ja ma tajun ka seda, mida tema tunneb. Reklaamiminutid said nüüd läbi ja tuleme, ühesõnaga, mõte selle juures oli see, et sa oled oodatud sinna teekonda, kui sa soovid. Tuleme tagasi selle alateadvuse raamatukogu juurde. Minu esimene mõte on see, et kui sa näed, et üks asi ei tööta, on need erinevad modaalsused sulle või on see 1 korra või 2 korra käimine. Ma tahaks sulle öelda, et otsi veel, vaata veel. Aga et ma tean, et lahendus on sinu jaoks olemas. Nii et järgmistes episoodides hakkame seda kõike lähemalt vaatama. Ma loodan, et sa tuled ka neid kuulama. Igal juhul oled oodatud marissaar.com/ET vaatama ja uudistama erinevaid kursusi, erinevaid lindistusi ja mulle otse tagasisidet andma,
minu meil on maris@marissaar.com. küsi oma küsimusi ja kohtume juba järgmises episoodis.